Tervitused taas. Täna on mul siis sõit sisemaa väiksemale jõele, ülemjooksule, Keila ja ülemjooksule, mis siin ikka saladust teha. Seal kala ei ole niikuinii ja kalamehi seal ei käi ja sinna ei ole mõtet minna. Et eelmises videos ma käisin siis Pärnu ja Alamjooksul, kus ma lootsin ka tabada neid megasaake. Et vahel on, et saaks selle kalapüügi sõna osases mõttes sellise kalapüügi isu nagu ka täis, et läheks ja püüaks ka 10 kilogrammi ahvenat ja 5 koha. Et seda ma olen siis nagu mekadel aeg-ajalt taga ajanud, aga siiamaani on ikkagi ebaõnnestunud. Ja pigem ma eelistangi tegelikult üldse käia sellistel sisemaa väiksematel jõgedel, järvekestel, mis kulgevad keset loodust, ja nautida lihtsalt loodust ja protsessi ise, kus siis kala saamine on ju tegelikult selline boonus ja need saagikused jäävad ju seal kõvasti alla. Aga nagu näha mu viimasest Pärnu jõe käigus, siis on täitsa võrreldav mul nende tavapüükidega, et ma võin sellise saagi vabalt püüda ka kuskil, kus seda kalade arvukus ja kus seda massiliselt ei ole ju üldse nii palju, kui teda on kuskil Peipsis ja Pärnu jõel. Et lähme siis vaatame, mis seal täna saab, et võibki võrdluseks eelmisele videole siis tuua, et kus mul õnnestub siis rohkem nüüd kala kätte saada, kas Pärnu jõest, kus peaks seda kala nagu kõvasti sees olema ja ei tohiks probleem olla neid sealt kilode viisi välja tõmmata või siis väiksel sisemaa ja ülemjooksul, kus seda kala on ju näpuotsaga tegelikult ja iga võtt on ju tegelikult äge ja et vaatame, öösel nüüd tegi siin öökülma ka aga nüüd kell juba siin 10:30 ja päeva peale hakkab ikkagi tahenema siin ja juba kenasti juba sulab üles ära, et tuleb ilus päiksepaisteline päev ja lähme naudime sügisvärve looduses ja ehk on õnne ja saame boonuseks ka mõne kala. Nii, varustus on alla tassitud. Lähme sätime siis asjad paika ja laseme ka jaki vette. Veetase on madal, mis mulle meeldib, kas ka kalale. Kell on mingi 11 ja vaatame siis, millal saame esimese võtu. Täna lähevad mängu siis samuti erinevad kummilutid, siigipeadega 4–7 grammi, et väikse võgi madalam ei ole nii suuri vaja, nagu mul Pärnu jões, mis kasutasin alates 10–15. Ja lutid mõõdus kuni sellised 4–8 sentimeetrit. Püügikalaks aukahven. Ja ise tahaks rohkem ikkagi ahvenat. Oktoobrikuu algus, esimesed öökülmad on olnud ja äkki õnnestub vähemalt sama palju pätse saada kui Pärnu jõest. Rõhku panen siis sellistele käänakutele ja sügavamatele aukudele madalad sirged, nagu siin hetkel jätan vahele. Otsa läheb siis praegu selline pruunikas jälle. Et viimasel ajal on usku andnud just need pruunid ja nii-öelda see mootoriõlitoon. Et need on nagu võtte saanud, et vesi on selge ja madal, pigem jah kasutada selliseid naturaalsemaid ja hetkel tumendamaid. Eks siis katsetab erinevaid, kui siin võtta üldse ei saa. Puu otsa tuleb ju ka visata. Püügipääse muidu on. Arvad, et hea viske siia lepa alla kuskil. Aga viskad hoopis lepa peale ja siis sõidad kalale ka otsa sinna, see läks juba minema.
jäin ikka katsetama siia madalamatele lõikudele ka. Aga selline keskpäev tundub, päike lõõmab. Tundub, et on soe, aga samas kui ilmad on ikkagi jahedaks läinud ja vesi on ikkagi juba suhteliselt külm, siis võib-olla ikkagi panustame aukudele. Ja on see kala sellistes suvistes kohtadest äkki juba ära läinud hoopis. Lind pani kaadrist just läbi, ma ei tea, kas see jäi peale näha, aga vilistas siin juba tükk maad enne. Kellega on tegu? Kas haug või ahven? Haug. Alamõõduline haug. Keegi on teda rapsinud kõvasti. Jah, no näed, võtuke on käes. No tule siia, laseme su vabaks. Ja palun väga, jälle see naturaalne pruun mootoriõli toon. Proovisin siin heledamaid vahepeal augu peal. Katsetame veel. Esimene käänak siis ka ja sügavam auk, kus ma tahtsingi rohkem kammida. Teen landi vahetuse ikkagi ja peab katsetama. Võib-olla tahab sügisel kala ikkagi saada suuremat lanti. Kaafen pole see 10 sendine talle probleem. Mul ei ole seda vastavat värvi sellele. Oi, ilus ahven. Väga ilus ahven tuli. Päitsik käe. Ai. Opa. Kammime veel seda auku. Paneme selle kotti ära. Saame Pärnu ahvelele lisa ja saadame veel teele selle luti siin. Igal juhul landi vahetus suurema vastu tõi kohe selle kala. Samas eelnevalt ju selle väikse 5 sendise pruuniga ma siin kammisin, ei teinud välja. Ja võib-olla tõesti jääb jälle üksikuks võtuks, nagu mul kombeks. Jäi siis praegu ikkagi ainsaks ahvenaks siit august, aga ikkagi, kus võtt on olnud, ma katsetan siin dropsotti. Panin 10 grammise tina ja siukse natuke heledama praegu siia. Et võib-olla saab siis seda nagu kauem tal nina all solgutada, kui siin on veel ja kui ei näita, lähme edasi. Ei tahtnud seda ka. Lähen siis hetkel tava džiigi peale tagasi. Ja jätkame selle oranži rohelisega, 10 sendisega.
Opa, käis pauk. See on haug. See on juba korralikuma sõiduga haug. Oi, see on väga korralik. Oi, kus see lõhub. Oi. Jõhker siit jõest. Opa. Selline kollike. Moment mõõtma kaaluma ei hakka, aga hinnanguliselt selline 2,5 kilo. Tõmbasin siit põhjast siigiga ära. Merest ma olen saanud selliseid kaheseid, 2,5-seid, 3-seid. Rekord on 10 kilo, aga lihtsalt need standardid, ma arvan, ta jääb sinna 2-3 kilo vahele. Selle kala ma siis võtan kaasa, aga söögikala ma rohkem ei võta, välja arvatud, kui on ahven, kui üldse midagi toimub sinna. Bändi vahetus suurema vastu oli õigustatud. Viskame siin veel siis natukene ja siis tahaks ikkagi veel mõned augud läbi proovida. Jälle oli võtt. See võis olla kas väike haugi nolk või ilusam ahven. Käis togis mitu korda ja oli siputas otsas ka. Või taha sain poole pealt kaamera käima ja ahven. Ilmselt oli see eelmine ka siis ahven. Ahvenat võib võtta kaasa, haugi ma rohkem ei taha. Sügisel ju peaks nüüd juba siis parves olema. Katsetame veel siin. Kui ikka tuleb võtus pikem paus, siis liigun edasi. Lähme korra roosa peale, see eelmine sügis toimis mul. Tõi kenasi pätse. Okei, meerita, mis meeritada, aga ei, täitsa rahul võib jääda. Ega ma ju Pärnus rohkem ei saanud. Siin olen juba ületanud. Ja see looduses olemine lihtsalt haikuses on ikka omaette nauding. Veel peale kauba. Tähendab, see on niikuinii kala on peale kauba. Nii, hea küll. Jätame siis selle siin koha paigale ja lähme liigume. Liikusin siis uuele püügikohale. Mõned S-kurvid siin ikka läbi veel võtma. Vaatame, kas see kala võib ei näidata ennast. Nüüd siis käib hoopis landi pääste jälle. Niimoodi.
vaikselt liigub mingi suur nott lihtsalt siia paadi alla, käib kolks ja kolks. Jäi sinna siis. Jäigalt ikkagi päris sügaval seal ja nii on. Võtame siit ühe trossi ja paneme uue landi. 25 senti. Kindlasti tuleks siis mitte ainult erinevaid värve kaasa võtta, vaid ka vähemalt duubeldada värve. Kui jätad lemmikvärvi ja landi sinna, kus ta jäi nüüd, siis ei ole seda lihtsalt. Nii. Käis võtt jälle. No see purikas. Siuke purikas. See pannakse siin ise kohe nahka varsti vist. Minege. Nii, miski raps siis siit ära lõpus. Pisike ahven siin enne paati. See läheb tagasi. Nii, mis loom see seal on? Rebane vist. Hunt. Suvel sain siin kuskil mingid ahvenavõtukesi. Samas on jälle siin paha see, et on üsna palju neid ronte ja oksi vees. Ja lausa puutüvesi. Päris aeglaselt niimoodi põhja lähedamalt siigitada ei tahaks siin. Aga vaatame. Seal eemal oli jah, sahistas keegi hiilis, ta mind ei märganud. Vaatan nagu rebane. Ja siis näen järsku siuke kõrge, suur maanisaba ja vaatasin nagu oleks hunt. Samas minu häälte peale ta ei reageerinud, korra vaatas tuimalt ja ajas nagu oma asja edasi, kõndis seal. Kellegi selline hundi välimusega koer siis äkki. Hundi moodi koer. Arvan, et siin augu peal ma lõpetan ja hakkan vaikselt tagasi ka liikuma. Teeme siin mingid visked veel ja siis võib-olla tagasi teele. Aga saagiga võib juba rahule jääda. Koks tuleb nüüd siin. Sõitu ei tee, aga raskelt tuleb järgi. Kala ta ei ole. Ta oleks juba laamendanud ka.
Siuksed hetked on ka, mis tunduvad korraks, et on võtt ja hakkab tulema. Siuksed kõrge kalda alused visked on mulle alati meeldinud, kui sinna saab täpselt. Ei olnud lihtsalt kala kodus seekord. Jah, tuli midagi igal juhul. Ilus ahven. Opa. Ops. Tuleb ikka vaikselt koha peal olla ja meelitada. Ta nii ilus ei ole midagi, aga siuke ta on. Selle laseme tagasi. Äkki tuleb suuremaid ikkagi. Nii, midagi kobedamat. Rabas. See on haug. Oi, see on eriti päts. Oi, selle tahaks küll kätte saada. Oppa, yes. See on juba korralik tirimine ja mõnus adrekas. Ma mõtlesin, et jälle mingi siukse korralikum haug. See ahven, oi jepp. No nii. Pätsike. Vaatame siis, kas on parves ja tahab veel keegi. Nii. Midagi uut. Tundub, et mingi ahven on siin all. See on ka siuke enam-vähem. Ei, seleb tagasi. Nii, saadame uuesti ju. Tundub, et saime mingisuguse võtukama koha sinna. Sügis. Parim aeg kalapüügiks. Jap. Taga. No see on hea. Võtame selle kaasa. Mõtlesin, et hakkame lõpetama, kus lops sattusin siin veel võtuka peale. Ja nüüd neid peaaegu on juba ketti tulnud siin, võib üks peaaegu nimetada. Jap, oli taga küll, aga siis läks see ära. Tundub, et siit vahelt 2-3 meetrit paadist käivad võtud. Teen praegu lühikese viske. No vaikus, aga samas võib-olla tulevad kaugelt järgi ja siis viimasel hetkel siin. See on juba kõige vajalikum asi hetkene.
see pusa oli nagu tellitud, et aitab küll. Ühesõnaga püügijätk esialgu ebaõnnestub siin täielikult selle nööri pärast ja jälle 10 meetrit nööri maas. Uus selm jupp aega läks ära, aga ma arvan, et see õhtune aeg juba, kell hakkab 4 saama, päike paistab peale, et kui seda kala liigub veel nüüd siin, siis liigub ja kui mitte, siis nii on. Oppaadi, tuli ikkagi veel, tuleb siit midagi. Nii. Pisike. Aga näha, et on, et ahven on all siin augus. Lutt on juba päris ära nätsutatud. Seda mul rohkem ei ole siin ka. Hops. Pisem vist. Vahetasin siin kummilutti ka, panin selle väiksema pruuni. Tuli kohe kõige pisem ahven ka. Okstes siin raisk. Nii. Võtti selle. Juba vist kobedam. See on okei juba. Laseme tagasi selle. Mõõt võiks ikka suurem olla. Oppa, taga. Põhimõtteliselt igavise. See on ilus. See läheb kasti. Sattusin ikkagi nüüd ahvena augu peale, mis on ju tegelikult lust. Nii, tuli taha kala. Aga tuleb siukseid punne rohkem. Aga ikkagi märksõna on sügis toituvad. Peaksin juba ära minema, aga raske on ära minna, kui kala võtab. Võtuka siia veel, kus ma pidin ammu ära minema. Hea küll, selle punniga ma lõpetan siin. No nii, kalapüük läbi ja oli kihvt päev täna. Nii-öelda sellisel kalanduslikult mitte nii väärtuslikul jõel, kui on seda Pärnu jõgi või paljud muud populaarsed kohad, kus võiks saake ju saada kõvasti rohkem, aga nüüd tuleb välja, et ma suutsin ikkagi Pärnu jõele oma kalapüügiretkega ära teha iseendale ja minu meelest oli tore kulgeda keset loodust, kala püüda, loodust nautida ja tõeline idüll lihtsalt patareisi laadida. Kui saad veel mõne kalavõtu ja looduses einestada ja võib sellise päevaga lihtsalt täiesti rahule jääda. Eks ole näha siis, millisel kalapüügiretkel, kus ja millal me taas näeme.